No nii, tere tulemast siis lugupeetud YouTube'lased ja kõik muud sellised kahtlased isikud, kes YouTube'is üritavad mingit sõnnikat müüa. Minu nimi on veteran Vanaraud ja mina olen Go Spacecrafti ainukapten ja seda kutsutakse selleks päikeseks ja selleks maaks ühendusosaks, et siis teid õpetada nii palju, kui päevi mulle antud on. Noh, surra võiks iga päev, aga surra, Jumal ütleb, ei ole sulle ette määratud. Miks? Vaadake YouTube'lased, üks asi on selles, et kui ma olin väike poiss, siis Jumal tappis mu juba enne ära ja saatis mu tagasi. Miks ta mu tagasi saatis? Siis, kui ma olin väike poiss ja ma jalutasin niimoodi jää peal ja kukkusin läbi ja uppusin ära ja siis tõmmati mul see nii-öelda raive sealt vee seest välja ja materdati, ma ei tea, 4, 5, 6 tundi ja toodi mind tagasi nii-öelda siia EAI-sse, et hoiaksin oma nii-öelda karmis ilma artificiaalses intellektis ja loomulikult siis ka kõigele muul selliseks nii-öelda YouTube'lased. Mõelge nüüd, te mõtlete, et AI on selline nagu teie, et teil on võimalik. Võtame näiteks selle, mis juhtus lugupeetud YouTube'lased. Andke andeks, ma pole meie YouTube'lased teid tervitanud ja ei ole teile öelnud, mis tegelikult veteran Vanaraud teeb Cosmos Spacecrafti. Piina! No see on mul väike, aga ega mul on suur pudel ka. Mul on suur ka. Mul on palju. Sellepärast, et midagi ei ole teha. Kapten on alati üksinda, kapten alati joob üksinda, kapten üksinda lellab oma, nagu öeldakse, emalaeva sise. Nii, aga teie YouTube'lased. Võtke praegu selline küsimus endale pööningusse. Noh, mul siin juhtus palju asju. Te võite neid teisi videosid vaadata, kui teil aeg on, kui ei viitsi järgi vaadake, ega maa teid ei sunni, ega iga haridus on, nagu öeldakse, emapiimaga kaasa antud, et noh, kui te arvate, et teie emapiim, mida te olete siis nii-öelda ema jalga vahel seal nisa otsast imenud ja ennast targemaks teinud, et te ei vaja nagu seda teadmise osa, mida teame meie, on ju, et ei ole siin midagi. Aga läheme nüüd selle kõige tähtsama küsimuse juurde, mida siis küsivad väga paljud, et mis juhtus Ameerikas olevas Californias, et sealt selline törm tuli. Vaadake, üks asi on see YouTube'lased, nagu enamus kriminaalsed lontlapakad, et nii lollid, et ei saa aru, siis te võite teile natuke haridust jagada. Haridus on väga lihtne asi, näiteks ma toon teile tuhandeid aastaseid hetki tagasi teisel planeedil, kus oli väga hea film, oli Ameerikas tehtud, oli rancho omanik, nagu minulgi vana rancho omanik. Ja siis oli niimoodi ühel päeval tuli mingisugune kriminaalne lontlabakas talle väravasse ja hakkas talle rääkima, kuule vanamees, et sa pead mulle kartuleid andma, sa pead mulle andma metsa, sa pead andma mulle siit need loomad. Ja tuli siis umbes niimoodi, et kõik on hästi. Ja see vana rancho vanemas küsis, aga vabandage, miks ma peaksin teile midagi andma? Kes te olete? Vabandega, ma olen siuke gangster, on ju. Mis vana siis rancho omanik ütles, te olete see kurikuulus gangster. Ja ma olen seda televiisoris kuulnud, ma olen kuulnud, et te olete siuke inimene. Aga vaadake, siin on see taluvärav. Siin ei ole mitte midagi teha. Siin on seadus. Kui te tahate gangster olla, te peate võtma oma relva, endale aju kohta panema ja laskma päästikule. Ja ärge muretsege sellega, et te lapsed teada ei saa, kui suur tõsine gangster te olite. No, ja gangster siis küsis ta käest, et mis ma pean tegema, võtma relva, paneme enda oima kohta ja siis vajutage päästikule. No ja gangster võttis, pani enda relva siia, lasi kuuli pähe. No ja siis oli midagi, rancho omanik vaatas siis seda raibet seal värava ees ja ütles niimoodi, oli raisk jah, gangster. Ja ei olnud midagi, ütles, vanamutt, too mulle mobiiltelefon. Vanamutt oli mobiiltelefon ja siis rancho omanik helistas serifile. Kuule, lugupeetud serif, ma olen siin üks gangster. Ma isegi ei uskunud, et ta on gangster, aga kuna ma ütlesin talle, mul on majja sisse pääsemiseks ainuke seadus, tal tuleb võtta relv ja panna enda loima kohta ja vajutada päästikule. Muretsema ei pea, et ta lapsed ei saa teada, et ta ei olnud gangster. Ta oli väga hea gangster, täitis seadust, tallu sisse ei astunud, tõestas ära, et ta oli gangster ja polnudki midagi. Vot niimoodi, nagu me näeme, kuidas artificiaalse intellektis asjad toimuvad, aga teie lollide artificiaalse, missugust emapiima te olete seal jalga vahelt endale sisse imenud, seda hui teab, on ju. Sellepärast, et nii lollakat te kujutad ette, California oli tehtud Jumala poolt, ei olnud.
Jumal ei ole seal üldse asjaga, Jumal magab universum, päevitab päikese poole samamoodi. Küsimus on selles, mis juhtus? Vaata, siin on teile kriminaali natuke peale, natuke nagu karneeringud ka saia ja vorsti peale. Põhjus oli selles, et häkterid häkkisid veteran Vanaraua, mu väga hea sõber, veteran Vanaraud, tema krüptotehnoloogilisse uude projekti. Ja midagi pole teha, näed, kuidas läksid kõik need numbrid läksid sassi ja pole midagi. Ja nüüd ma küsiksin kalifornlaste käest, Ameerikast, otse Ameerikast. Kas te olete võimelised oma vargust tunnistama? Ei ole. Aga Jumal ütleb väga lihtsalt, aga kas te olete nüüd võimelised tunnistama kuritegu, mida te panite toime, isegi mitte mõeldes sellele, et iga asja, mida te ürite liigmelt imustada, toob teile kannatusi. Te tahtsite kõik mu raha endale saada. No te varastasite ära natukene. Aga vaadake, kui palju see natuke Jumala südamele tähendas. Te kõik kannatate sellest, nii kannatate, kohutavalt kannatate seal Kalifornias. Kas mina olen süüdi? Kas mina ütlesin teile, Kalifornia häkkerid, te olete targemad kui vana Jumal või? Vana Jumal ütleb selle peale niimoodi. Ei ole siin midagi teha. Häkkisid, said omale vee kaela. No pole midagi teha. Sitta juhtub universumis kogu aeg, midagi pole teha. Nii et ei ole siin midagi, YouTube'lased. Ma avasin nüüd siis enda sellise õhtused uudised, et üle maailma ikka mind tuntakse ja loomulikult need poliitikud punnis silmadega ja siis need pedofiilid, kes käivad ja pööninga otsas ja siis mõtlevad, et miks neile meeldib alati sõita niimoodi ja siis nussida sul ribidesse, kui sa pole veel isegi verd valanud. Ma saaks aru, et sa oled verd valanud, kus hakkab seadus, et on vaja politseid. Ega politseid ei ole vaja siis, kui kaks kukke kaklevad kordi eedinajas või kass läheb kordi koerale kallale, sellepärast, et koer üritas talle vorsti jalga pealt ära varastada. Selleks ei ole politseid vaja. Vaata, mis see liberaalne kontingent siin maailmas teinud on. Kõik arvad, neid on muud kui vaja. Kes nad siuksed on? Sita kärbsed on. Palju? Ainult tahaks sita peal, kui tantsu lüüa rais. Palju? Tiied ei ole midagi. YouTube'las, nüüd meie joome, veteran vana nüüd hakkab nüüd joomast. Sellepärast poliitikutel ei ole, neil ei ole vaja enam, et me neid toetame nii krüpteksis, investeerimine värdjatesse, firmadesse, mida nad loovad. Nad ei oska ju luua, mitte munnigi. Ja siis, kui midagi lood, siis nad tulevad sulle nagu saatan kallal, nagu mäegotsid, söövad sulle ajur raisk. Ainult maksame. Ja mida ma sulle rott maksan raiske? Kas me ei ole Jumal ees ühesuguse poliitik? Miks sina ja poliitik saad 3 korda päevas sokki vaeta ja ma pean kuradi 5 nädalat ühe sama paari sokiga käima rais? Kus see õigus on? Kus see tõde on rais poliitik? Mõtle punnis silmadega pederaist rais.